Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tere, alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris neljapäeviti, et rääkida Eesti, vahel ka maailma tippspordist nii, nagu seda meile meeldib teha. Otsekoheselt ja särtsakalt. Pressisektoris on koha sisse võtnud Postimehe spordiajakirjanikud Karl Juhkami ja Jarmo Jagomägi. Mina olen Ott Järvela. Me alustame. Staar. Moldova pealinn Chisinau on viimasel ajal olnud Eesti sportlastele päris hea koht, kus käia. Märtsikuu lõpus käis seal Eesti jalgpallikoondis ning naasis 3-2 võiduga, mis oli meeskonna jaoks esimene võõrsil võidetud valikmäng viimase 8 aasta jooksul. Sel nädalal käis seal Mart Seim ning naasis veel väga palju vingema asjaga Euroopa meistrivõistluste hõbemedaliga. 2 tõsteviisi kogusummas sai Mart Seim üles 415 kilogrammi, mis jääb küll tema isikliku rekordile alla 29 kilogrammiga, aga oli praegu Euroopa meistrivõistlustel hõbemedali vääriline tulemus ning tegu on siis, kui väga rangelt olümpiakaanonites võtta, siis ikkagi Eesti meessportlaste selle aasta esimese tiitlivõistluste medaliga olümpialadel. Et Johannes Erm võitis sisevõistluse MM-il hõbeda, aga 7 võistlust teatavasti olümpiala ei ole. Ja, olgem ausad, et see on ikkagi vähemalt väiksemat sorti üllatus, et on sinu Mart Seimi pikki aastaid igasuguseid vigastused kimbutanud, on ta isegi rääkinud karjääri lõpetamisest, on igasugused eksperdid karjääri lõpetamisest rääkinud, aga ütleme nii, et see on selline visaduse triumf, siis võib julgelt nii öelda küll, et viimane tiitlivõistluste medal 9 aastat tagasi, 10 aastat tagasi MM-i medal, et selles mõttes kõva mees, et on viitsinud saanud ja tahtnud pingutada nii kaua. Meil siin meie taga praegu kuvatakse Mart Seimi pilte Pariisi olümpiamängudest, kus ta ju tegelikult oli tuleviku osas ikkagi päris kahteval seisukohal, mis saama hakkab. Oli, aga samas kui me räägime nagu sellest üllatuse võtmes, siis ega Pariisi olümpial ta oli ju samamoodi 3. eurooplane. Eks selles kontekstis see EM praegu oli mõnes mõttes kohustusliku asja ärategemine, sest et alavalitseja seda ütleks natuke karmilt ja kohustuslikum võita medal on. Ja aga kui Lasha Talahatse ei osalenud EM-il, sa oled olümpial olnud eurooplastest 3, ehk siis nüüd sa tõusud teiseks. No muidugi me peame tänama Korminasjani ka, kes on Bahreini lipu alla vahepeal kolinud, nii et tervitused Bahreini. Väga suur tänu Korminasjanile. Aga selles mõttes, et kui sa oled nagu Pariisi olümpial olnud eurooplastest 3, üks mees läheb eest ära, siis see hõbe oligi nii-öelda laual võtmiseks, et Euroopa meistritiitel ei tulnud kõne allagi, sellepärast, et on seal natukene üks kõvem mees ees, see armeellane ei tule praegu nimi meelde. 35 kilogrammi minna. Et väga suur marginaal kulla ja hõbeda vahel. Aga see üllatuse koefitsient tulebki just sealt välja, et praegu 415 kilogrammi, me võime küll rääkida, et 29 kilogrammi siis nii-öelda tippmargist, aga siin aastad ju Seimil oli isegi raskusi kogusummas 400 jõudmisega. Et see on nagu see taust, kus ta on tulnud kõik nende viimaste aastate pealt. Ja oluline on ka see, et see Euroopa meistrivõistluste hõbemedal nüüd 8 aastaks tagab Seimile korraliku toetuse Eesti olümpiakomiteelt, mis tähendab, et oli ennegi ju, Pariisi olümpialt. Jaa, aga see nüüd on veidikene kauem lihtsalt, mis tähendab, et 2027 kevadeni on selles mõttes mure maas. Ja kui tervis vastu peab, siis ja selleni saab tippsporti teha, siis sealt omakorda Los Angeles olümpiani on ikkagi minna üpris vähe. Kusjuures see on ka üks nope, et ta ise ütles ka, et siht on järgmine MM, mis tuleb, aga kuna seal hakkab juba Los Angeles olümpiapunkti kogunemine, siis järelikult ikkagi Seim ka ise vaatab, kui tervis lubab, horisondilt ikkagi järgmise olümpia suunas. Ma ise arvan, et Seimilik olümpia kripeldab, sest ta on 2 korda käinud, Rio ja Pariis. Rios oli ju 7. koht, oli see kuulus libeda kangi case ja nüüd Pariisis oli ta 9. või 10. 9 või 10, peast ütlen. Et sellist tulemust ma arvan, mis nagu tal hinge sügava rahuloluga täidaks, tal olümpiamängudel pole õnnestunud teha. Et tahaks loota, et see kripeldus on tugev ja kratsib teda niivõrd palju, et ikkagi kratsib LA-sse välja. Ja, et selles mõttes ilmselt kogusummast enam mingisugust suurt hüpet ei tule nii-öelda rekordi osas, aga ta on, ütleme, et võtab ise ka asja realistlikult, teab, et keha logiseb siit-sealt päris korralikult, mõnda asja enam teha ei saa, aga sellist üldjõudu saab ikka kasvatada ja sellist, ütleme, stabiilselt kõrget taset hoida, et kas sellega olümpiamedalile purjetab, mine tea, mis seal kõik juhtuda võib, aga vähemalt on selles kõrges mängus sees ja nii-öelda nõudleb seal enda kohtadest. Pluss täpselt, et kui me võtame Seimi isikliku rekordi, mis on siis 444 on ju, Anaheimi MM-il, see ei andnud medalit.
et noh, ütleme kõige parema tulemusega ta ei ole medalit saanud, kuigi kahel eelneval aastal ta oli nagu neid medalit saanud nõrgemate tulemustega. Alati on see kontekst ka nii-öelda, mida konkurendid teha suudavad. Aga peaasi, et kui omaded ära, no siis see hinges rahulolu on see kõige olulisem, mida ta siiamaani olümpialt ikkagi, nagu me aru saame saanud, ei ole. Ja kui maadlus Euroopa meistrivõistlused Eestile rõõmsaid sõnumeid või emotsioone ei tekitanud, siis raskejõustiku päästis seda puhku välja tõstmine, mis on kahtlemata tore, et Eesti raskejõustik on jätkuvalt medali võimeline valdkond. Krah. Nädala krahhi jaoks oleme taas kord pidanud koha sisse võtma pressisektori saate korvpallisaalis ja teist nädalat järjest on selles rubriigis teemaks Peep Pahvi juhtum. Kui nädala eest valitses olukorra osas arvestatav selgusetuus, siis nüüd on väga palju asju saanud selgemaks. Peep Pahvile on määratud 6-mänguline juhendamiskeeld, mille ta peab ära kandma teises liigas, ehk et enne oktoobrikuu lõppu teda ühelgi Eesti meistrivõistluste kohtumisel ka kõrgliigas meeste või naiste omas treeneri pingil ilmselt näha ei saa ning lisaks Keila klubile 10 000 euro suurune trahv, sellepärast et korvpalliliit ütleb, et nendeni jõudsid tõendid, mille põhjal nad tõestasid ära, et Peep Pahv lõi oma meeskonna mängijat. See on siis asi, mida Pahv ise oli varem eitanud. Tõendeid korvpalliliit avalikustada praeguse seisuga ei kavatse. Ja, nii on ja ütleme nii, et see karistus paistab selline, et kõigile sobis, kõigile õiglane, vaadata, mis korvpalliskeenes toimub. Pahv võttis selle vastu vähemalt, ütles, et kannab karistuse ära, mis siin ikka lolli mängida ja ma ei ole näinud ka mujalt selliseid arvamusi, et keegi oleks midagi öelnud, et see oli liiga karm või midagi, et jah, mingi kommentaariumites ikka mingid üksikud sellised kommentaarid mõnelt nii-öelda eksperdid tulevad, aga üldine foon on see, et õiglane karistus ja läheme eluga edasi, et loodame, et siis Peep Pahv sellest õpib ka. Natuke see küsimus muidugi on, et kuivõrd seda videot, või väidetavalt see videod on, mis selle lõpptõestuse selguse majja tõid, et kui neid ei avalikustata, siis alati selline teatud inimeste kahtluse uss võib jääda, nagu sa ütlesid kommentaaride asemel, aga kuna osapooled ise on, ma ei saa öelda rahu teinud, aga võtavad seda asja väga külma peaga, siis see näitab, et ikkagi järelikult asjad täpselt nii lahti rullusid ka. Ja teine asi, ma lihtsalt ütlen, et kuna vastavas juhendipunktis olid need 6 mängu ja 10 000 eurot maksimaalsed karistused, et kui praegu sellise asja eest pannakse maksimaalselt, et mis juhtub siis, kui mingi kaklus toimub. On ju, et idee poolest karistusmäärade puhul igasuguses juriidilises süsteemis, olgu see sportlik või tsiviil või kriminaal, ju vaadatakse seda, et kuhu seal karistusmääral konkreetne tegu peaks paigutuma. Et praegu paigutati see absoluutsesse maksimumi. Sealt edasi ilmselt on juba tähtajatu tegutsemiskeeld. Aga see on... Võib-olla mingid teised punktid võivad ka muidugi tulla, et see oli selle konkreetse punkti maksimaalne karistus. Kokkuvõttes muidugi see oli ka korvpalli jaoks ikkagi pretsedent. Millegi sellisega pole vaja olnud varem tegeleda. Nüüd tegeleti niimoodi ja sellest hakatakse edaspidi lähtuma. Ja ma arvan, et see kusjuures ei pruugita hakata lähtuma ainult korvpallis, vaid see võib nagu natukene laiemat sellist tähendust omada üldse ka Eesti spordis, et kui mõnel muul spordialal, kellel puudub vastav kogemus, midagi säärest ette tuleb, et siis nad teavad, kuidas tegutseda. Ma arvan, et spordiala, millel on selline suhteliselt laiapõhjaline juba juriidiline pagas pretsedentidest olemas on jalgpall, sellepärast seal lihtsalt on aastate jooksul omajagu juhtunud, kuna jalgpalli meistrivõistlustel on väga palju kohtumisi ja seal on midagi nagu olemas. Jah, ma arvan, et siin ütleme selle skandaali taustal peaks natuke sportlikus poolest ikkagi rääkima, et see on võib-olla varjutanud seda Keila Kuulbeti sellist hooaja teist poolt, et need arvud on päris karmid, et pärast jõule siis 22 mängu, 1 võit, võime siia panna ühe selle karikavõistluste veerandfinaali juurde, kus võideti esiliiga Sats ja Reena Rallikut väga napilt, et see pigem sinna nii-öelda kategooriasse ei lähe, aga ütleme nii, et kui siin mingitel aastatel visati Tallinna Kalevile nalja, et neil oli mitme kuu pikkused võidupõuad, siis praegu on tegelikult Kuulbet olnud täpselt samas seisus ja ütleme nii, et mina ei ole õige inimene hindama, kas Peep Pahv on hea või alttreener, aga need faktid räägivad enda eest ja vaatame EM-is hooaegu ka, siis Keila ei ole jõudnud ju Estikatel 4 hulka, ei ole Eesti-Läti liigas jõudnud 8 hulka, ei ole karikavõistlustel jõudnud 4 hulka, et tegelikult see areng kui sellist ei ole toimunud ja eks see hakkas sealt eelmisest kevadest ja suvest peale, kui teine Keila kõrvale tuli, et täna juhtub tõenäoliselt nii, et Keila KK kaotab Kalev Cramole ja siis ongi ainsad 2 korvpallivõistkonda, kes on konkurentsist väljas Eesti meistriliigast, ongi Keilad. Okei, aga samas jällegi Keila 2 esimest hooaega Kuulbeti. Need olid pigem ikkagi ju mõlemad liigitusid pigem õnnestumiseks. Jah, seal nagu selles mõttes
tehti võimaluste piires nii palju ära kui võimalik, et esimesel hooajal tekitati säbinat ja niimoodi. Esimesel hooajal saadi hästi välismängijatega pihta, sealt purjetati päris okeilt, teine hooaeg oli nendega natuke raskem, aga selline tervikpilt oli korralik, ilus, keegi nende kallal ei nurisend, et asjad nagu toimisid ja nagu linnapea Enno Fels ütles ka, et rahvas oli rahul, kogukond oli rahul, aga just see 2 Keilat, see lõhestas selle asja seal päris korralikult ära. Mõned ikkagi läks nagu nii, nagu hooajal kardeti, et see ikkagi ühte väiksesse linna 2 satsi, see ei ole üheski küljest nagu jätkusuutlik, ei rahaliselt, ei mänguliselt, rääkivad sellest, et seal on see emotsionaalne või tülifoon ka taustal, et isegi kui seda ei oleks, isegi siis oleks ju keeruline tegelikult hakkama saada. No, et see kõlab õelalt, aga nii see pidigi minema, et see oli ette kirjutatud, et kuidas see nii väikses linnas 2 satsiga toimetad, et mängutulemused kannatasid mõlema võistkonna, publikunumbrid kannatasid, linn lõhestus mitte ainult sportlikult, vaid kuuldavasti nagu ka siis tavaelus, et see on päris kurb. Ja samas seda asja nüüd proovides mingit pidi positiivsesse võtmesse keerata, siis tore on ju see, et sport niivõrd palju inimestele korda läheb, et lausa linnatülli suudab ajada. Jah, seda küll ja need omavahelised mängud olid ju saalis rahvast täis ja möll käis, et siis et see külaterbi töötas. Aga mõeldes nüüd sellele, et mis Keila Kuulbetil jäi tulemuse tegemisest puudu ja samas aus on öelda, et nad ikkagi Keila KK-st taseme poolest olid ikkagi kõrgemal, et kui hakkab mõtlema, et kui nende 2 klubi eelarved mitte täitsa kokku panna, aga näiteks kas või Keila KK eelarvest mingi pool panna Keila Kuulbetile juurde, kuivõrd palju see oleks aidanud paremat tulemust teha, sest korvpallis ma olen aru saanud eelarvest ikkagi päris palju sõltub, et mida suudetakse väljakul korda saata või mitte. No ütleme, et jämedalt 1 klubi eelarve on 400 000, Kuulbetil KK-l sinna 200 000 juurde, ma arvan mõlemal natuke pluss peale, et ma ei tea, 500 000 eelarvet. Keila KK-st otseselt mõnda Eesti mängijat teise satsi võib-olla 1-2 oleks, aga ütleme nii, et oleks saanud seda välismängijate kvaliteeti võib-olla tõsta, et Kuulbetis ka need mängijad vahetusid, et seal päris võib-olla sellist asendust ei tulnud seal näiteks Kasemetsale või sellele leedukale, kes ära läks, et sealt arvelt oleks saanud kindlasti tõsta ja ma arvan, et selline üldine foon oleks olnud ka positiivsem ja pingeid ka mänguväliselt vähem, et ma arvan, et nad oleks seal kindlasti võinud, ma ei tea, miks mitte Pärnu Rapla TalTechiga ka möllata. Aga sa uurisid sel nädalal ka seda Keila korvpalli tulevikut, mis seal saab siis? No ütleme nii, et keegi ei tea, mis saab, et rääkisin mitme sponsoriga, rääkisin linna esindajaga, et kõik on äraootaval seisukohal. Linna poolt oli sõnum, et nüüd mais-juunis uued taotluse voorud, kellele kuhu raha läheb, et siiamaani on antud Pafile ja Kuulbetile 100 000, nüüd ei ole kindel, kuhu see raha läheb, kuidas see Pafi Keila jalul püsib, et siin on väga palju küsimärke, jah. Aga kui variantidest rääkida, kas 4 varianti, jätkavad mõlemad, jätkab 1, jätkab teine, ei jätka kumbki. Ma arvan, see viimane variant vist on laualt maas, et kumbki ei jätka. Nii, et 1 jääb kindlasti, jah. Aga kas nad suudavad Tarmo Hein ja Peep Pahv ära leppida, kas kumbki taandub, seda ma ei usu, et eks ole näha, kelle jonnakus peale jääb siis. Äkki on mõlemad niivõrd jonnakad, et ikkagi mõlemad jätkavad? No see oht on olemas, jah. Reibas rõõm. Pressisektor rõõmustab koos kõigi Eesti spordisõpradega, et Eneli Jefimova püstitas möödunud nädala jooksul 2 Eesti rekordit. Nii 100 meetri kui ka 50 meetri rinnul juhumises viis ta Eesti rekordi uude sekundisse, kus juures just sprindidistantsil. Värskel olümpiaalal on see rekordiparendus ikkagi väga märgiline, sest uus Eesti rekord 29,83 sekundit on maailma kõigi aegade, rõhutan kõigi aegade edetabeli 10. tulemus. See on sõgedalt kõva. See on väga sõgedalt kõva. Mulle meenus kuidagi see, et kui siin see oli äkki 6 aega tagasi, kui Jefimova tegi oma esimese stardi ja tõusis maailma hooaja edetabeli liidriks. No siis oli see, et võtame nüüd nagu tuure maha, et aasta esimene võistlus ei ole siin vaja midagi. Et maailma edetabel ei ole veel nagu, kuidas öelda, ellu ärganud. Just, et pole vaja nagu väga reageerida, eufooriast sattuda. Ja nüüd siis näeme, et tegelikult oli ikka väga hea sõiduvees meie kuldkalakene praegu. Et mulle meeldis ka see, et see oli kuidagi ka emotsionaalne rekord selles mõttes, et seda 30 sekundi piiri Jefimova oli jahtinud siin 3 aastat. Ta oli 50 korda jõudnud lähedale, ise oli selle ristunud endal juba nagu needuseks, et see on selline emotsionaalne väärtus, mida meie isegi nagu hinnata ei oska, aga mida tema teab kõige rohkem. 18-aastane sportlane paneb endale sellised pinged peale ja ütleb, et see 30 sekundit on mul needuseks. See on ka omamoodi muidugi, näitab seda taset, kuhu Jefimova on juba ennast kergitanud. Jah, et selles mõttes ta tõestas taas, et ta on selline, ütleme, üsna haruldane sportlane vähemalt Eesti kontekstis,
et kõik, mis ta teeb, muutub põhimõtteliselt kullaks, et ma mõtlen, pean silmas seda, et nüüd, kui see, ütleme, et 50 meetrit oli olümpiakavva, ta on saanud nii-öelda täiskasvanu likumaks, siis tõsteti seda jõutreeningut nii-öelda mahtu, muudeti seal mingeid asju ja kohe tuleb selle pealt ka tulemus, et siin vahepeal võib-olla kipume ära unustama, et tegemist on alles täisealiseks saanud sportlasega, et see, et tal vahepeal siin võib-olla seal 50 meetrist arengut ei tulnud, et see ju ei ole mingisugune paanika põhjus, pluss ta on ju mujal võistlustel, muudel nii-öelda distsipliinidel kogu aeg arenenud, et see ütleme, pidev joon üles on ikkagi päris hämmastav. Sa rääkisid Henri Heinaga põhjalikumalt ka tegelikult sellest, et mida täpselt on Enel Jefimova treeningrežiimis praegu viimastel kuudel muudetud ja mis on see olnud tulemus. Et sisuliselt jõud on tulnud juurde. On valmis saanud? Lihtsustatult? No äkki veel täitsa valmis ei ole, et äkki ka veel aega. Et siin tegelikult mõnikord ma arvan kõrvaltvaatajad nagu kipuvad unustama ka, et kui me räägime noorte sportlastest, eriti neiudest, siis kas või see Gritša Teikoga intervjuu, mis ma tegin siin Elisabeth Pihale osas kevade poole, kui oli see sise-EM, siis tuleb ikkagi silmas pidada, et tüdrukust naisest sirgumiseks on nii palju meeletuid nüansse, ükskõik mis alal me räägime, et üks asi ongi see jõupool, teised on igasugused emotsionaalsed asjad, et samamoodi saab võtta selle Pihela näiteks, tal oli siin ütleme, et kerge selline arengu siis peatumine või paigal tammumine. Karmen Pruusi saab tegelikult siin samasse patta panna põhimõtteliselt samalt alalt, et tal on see muud jamad ka seal selja taga, aga see, et tal järgmist arenguhüpet ei tule või väike tagasisamm tuleb 18-19 aastane, see on mingis mõttes loogiline, et seda tasub kogu aeg meeles pidada ja kui ujumisest näide tuua, siis Jefimov üks suuremaid konkurente, Ruta Meljutite tuli ju 2012 15-aastasena olümpiavõitjaks. Pärast seda on ka mingid medaleid tulnud, aga vahepeal oli selline ikkagi täiesti pildilt kadunud, nüüd on jälle tagasi ja tipus seal 30-ndate ringis, et eriti naiste spordil puhul tuleb selliseid asju silmas pidada. Aga need Jefimov ajad, olgu öeldud ka 100 meetri rekord, et kui varem oli see 1.06,8, siis 22 sajandikku võeti sealt maha ja 1.05,86. Et need tulemused, need ajad kahtlemata nüüd muudavad suvised Singapuri maailmameistrivõistlused Eesti spordisõbra jaoks veelgi huvitavamaks, kui nad oleksid olnud. Jah, sellepärast, et nagu ujumisnohik Priit Aavik, ise on seal tiitli endale külge pand, mina ei sildistasin kedagi, on välja toonud siis alates 2001 aastast 50 meetrit on siis rinnuli sprinditud MM-idel ja ainult ühe korra oleks selle ajaga jäänud poodiumilt välja ja 8 korra oleks tulnud maailmameistriks. Ehk siis jätkuvalt, mis tasemest ja platoost me räägime selle aja puhul. Ja punktfakt veel juurde. Eesti meistrivõistlustel meeste konkurentsis sellega eelmine aasta medalit ei oleks saanud, aga 4. oleks tulnud. No ütleme nii, et need ajad on juba sellest klassist, et ta on nüüd igal juhul MM-il medalimängus, et enne on ju pikal rajal olnud olümpial, et ta on seal finaalis 7., 8., 6. kuskil seal konkurentsiga, nüüd ta on kindel medalisoosik ja nende aegadega oleks ilmselt pettumus, kui ta nüüd medalit ei saaks. Mornmure. Tere tulemast mootorite maailma pressisektori. Väikene mure on sel nädalal seotud Kanaari saarte ralliga, mis juba homme üllatus Kanaari saartel algamas on. Nagu näete, meie kuulsa kollase maja juurde on seda puhku maha pandud asfaldilind, sellepärast et nagu Karl sa tänases Postimehes kirjutad, et tõupuhas asfalt on see, mis rallimehi Kanaaridel ootab. Ja, selgitama vist peab ka, miks see on mure rubriigis meil. Põhjus on lihtne. Test ei läinud päris täpselt nii, nagu tahaks. Oli Ott Tänaku tsitaat rajaga tutvudes ja see, ütleme, laias laastus me ilmselt räägime sellisest komakoha murest, et auto ei ole päris 100% nagu Tänak tahaks, et ilmselt niuke, ma ei tea, 98, 99, räägime siin laia pildiga ja laia pintsliga tõmbamisest. Aga asfaldiralli puhul, eriti veel tõupuhta asfaldiralli või sirgjoonelise asfaldiralli puhul, see võimendub, sest et seal ei ole... Tõegi nüüd ära, sirgjooneline asfaldiralli ja tõupuhas asfaldiralli. Väga lihtne. Tegemist on asfaldiralliga, kus sul ei ole lõikamiskohti, sul ei tõmmata rajale nii-öelda lisasodi, ehk siis see on kõige ringrajalikum versioon rallist, mida üldse on võimalik saada. Alati on nagu muutujaid nüansse, igas kurvis võib puuleht sul tulla, põder ette hüpata, Kanaari saatel põtru ei ole, aga laias laastus. Et need nüansid on nagu alati juures, aga ta on nagu kõige samasuguste tingimustega ralli, mis tähendab, et vahed ja nüansid
on väga väikesed, eelmine aasta EM-etapp võideti äkki oli 2,8 sekundit ainult edu esimese teise koha peal ja vot see on see koht, kus nagu need murdosad saavad määravaks, ehk siis kui Tänak ei ole päris 100%, vaid 98%, siis see tegelikult võib tähendada 3 kohta paremuse järjestus. Miks seal sodi ei saa tänaval tulla, kas tee peal tulla, kas äärekivid igal pool või? Seal on enamik kohtades on kõrgendatud betoonääred jah, et siis sa ei saagi nagu sinna lõikama minna. Ja mõnes kohas on vist need ringrajalikud sisekurvi sees need kivid või asjad ka, et sealt ka nagu mustust rajal ei too, aga jah, et natuke seda murerubriik võib-olla laiendades, siis tegelikult see, et tegemist on uue ralliga MM-kalendris, see on selline, ütleme, kiire ja puhas, et seal ilmselt hakatakse päris palju riske võtma ja sellised detailid võivad tugema hakata, siis see, ütleme nii, et see kõigi võistkondadel on see probleem, et see testide arv on ju siin viimastel aastatel ülimadala tõmmatud 21 päeva 14 ralli peale, 3 sõite peale, et seal ei jää isegi päeva per sõite põhimõtteliselt, et see tähendab seda, et kui sa ei saa nagu testi ja selle testikatsega nagu autot paika ja sa kuskil nii-öelda teed väikse valearvestuse, siis võib see asi seal kuskil seinas või kuskil majas lõppeda, nagu siin ühel mitte testrallil, vaid eelnenud Kanaaride etapil on juhtunud ka, aine. Ja noh, mure Ott Tänaku vaatevinklist on muidugi ka üleüldine MM-sarja tabeliseis. Et ikkagi ju Elvin Evansile nüüd MM-sarja liidrile sellel rallil esimesena startimine ikkagi mingi eelise annab või mitte? Ei, no asfaldirallil on alati eespoolt parem startida, lihtsalt teiste puhul on see, et võib-olla on, nagu see edu ei ole Evansil nagu nii suur, aga noh, selles suhtes asfaldirallil on alati ees hea startida. Et seda efekti seal võib-olla nii palju tule, aga jah, olgem ausad, et kui me vaatame, kes on soosikute ring, siis ikkagi esimesena startin Evans senist hooaega vaadates, okei, nüüd tal on tõestamise koht ka, et kas ta ongi nii kõva mees või mitte. Teine on ikkagi Sebastian Ogier, kui ta stardis on eriti asfaldil, siis tema on tegija ja pluss siis teisena rajale minev Terrine Vill, et kui ma peaks kuhugi raha panema, siis vaataks nende 3 otsa ja siis tulebki juba Tänak ja muu kompani seal, et ma arvan, et seal tagantpoolt võib ka üllatajaid olla, näiteks Formeau on asfaldil kindlasti väga hea ja ütleme nii, et seal võib tihedaks minna, nagu Karl ütles ja siis need, ütleme, marginaalid hakkavadki seal maksma, kui sa riskid kuskil võib näppu lõigata. Mina jälgin huviga, et kuivõrd palju sellel rallil näeb raja kõrval Eesti lippe, sellepärast et Kanaaridel teatavasti on ju päris arvestatav Eesti kogukond. Selline püsielanikkond isegi, kes seal ju, noh, kuna kliima on tore ja vigastusoht väikene, nagu jalgpallis öeldakse, kes seal paiknevad, huvitavad palju neist nagu ralliraja äärde tee leiavad? Võiks leida, sest et lisaks Ott Tänakule ju võistlus tulenes Romet Jürgenson, Robert Virves ja Georg Linnamäe, kõik siis WRC2 või Rally 2 klassis. Noh, sealt ilmselt, kuna tegemist on asfaldirallidega, poodiumi mõtteid vast hellitada ei maksa üldarvestuses siis, aga teatud katsetel, noh, äkki täkkab igatahes Virves ja avaldas lootust, et tema oleks rahul, kui ikkagi mõned esikolmiku ajad ka tuleksid. Ja see on ikkagi väga tähtis, et kui on MM-ralli, et Eesti huvi ei piirdu ainult Ott Tänakuga, et need teised mehed seal ka sõidavad ja WRC2 ka on seda konkurentsi, on Eesti mehed konkurentsis sees. Tähtis teema. Pressisektor peatub nüüd pikemalt suurepärasel uudisel, mis eile avalikuks sai. Nimelt toimuvad Tallinnas Lauluväljakul ja äkki ka Kadrioru pargis või kuskil mujal lähedal sobivas paigas 2029. aasta discgolfi maailmameistri võistlused, aga kõikidel vahepealsetel aastatel on samamoodi Lauluväljakul tippvõistlusi toimumas, nii et tegelikult on see korraldustoimkond suutnud tekitada Tallinnast ja Eestist ikkagi discgolfi mõttes sellise, noh, võiks öelda, et Euroopa discgolfi mekka. Niisugune huvitav mõte ka, et kui MM on ilmselgelt discgolfi maailmas see kõige-kõigem, aga tegelikult skeene siseselt ma saan aru, et need majorid või suured slammid, mida meil siin ka korraldama hakatakse, need ei jää väga palju alla. Et nad meelitavad kohale põhimõtteliselt täpselt samad inimesed, täpselt samad näod, täpselt samad huvilised, ehk siis selles mõttes me saame nagu seda MM-i peaproovi kõikidel eelnevatel aastatel ja kogu nagu valmistuda selleks kõik ette. Näiteks võtame selle suve, et on Tallinnas 17-20 juuli, muidugi samal ajal täpselt kui Rally Estonia, on siis suure slammi võistlus, neid on igal aastal 3 ja nädal pärast seda on MM Soomes Tamperes vist, mis on siis nii-öelda 4. suur turniir, et igal aastal on 4 sellist tippturniiri, 1 MM, 3 suurt slammi ja siis sellest järgmine tasa allpool on maailmakarikasari, kus tänavu on 20 etappi, osad neist Euroopas, osad Ameerikas. Aga Tallinnas siis, noh, võtame selle kogu 7-aastase tsükli tegelikult, et 2023 olid Euroopa meistrivõistlused, see on meil maailmakariketapist 1 tasa allpool, mullu oli MK-etapp,
tänavu siis Suur Slam, järgmisel aastal Suur Slam ja veel ka selline asi nagu President's Cup, mis on siis discgolfi analoog golfi Ryder Cupile. Mängivad Euroopa versus USA, mängivad omavahel segavõistkonnad. 2027 MK-etapp, 2028 jälle Suur Slam ja President's Cup ja 2029 MM. See on, tegelikult hakkad mõtlema, millisel spordialal on selline võimas seeria suudetud kokku panna. Naljalt ei tule, et autoralli, tegelikult ongi autoralli ja Rally Estonia. Alasiseselt enam vägevamaks selles mõttes minna ei saa ja see on selles mõttes ikkagi väga suur kiitus Eesti siis discgolf eestvedajatele ja kogukonnale, pluss siis näitab taas, et kui hea need oskusteave ja oskused Eestil ürituste korraldamisel on, et vist Silver Kütt on seal pundis ka, kes Rally Estoniaga tegelenud ja Mattias Vutt on siin aastaid ajanud seda asja päris korralikult. Ilmselt see tiim on veel palju suurem, et siin paneme see discgolfi juurde, Rally Estonia, et siin on VTA turniir on Eestis, et kogu see portfell hakkab juba päris kauniks minema ja see hakkab nagu rääkima lõpuks kõigi spordialade kasuks. Kusjuures ma tahtsingi selleni jõuda, et kui me võtame Ironman, võrkpalli EM-id, piljardi EM, mida meil korraldatud on, vehklemise MK-etapid, suusatamine, kahevõistlus, kus hakkab nagu laiemat pilti võtma. Minu mälupilti väga ei tule ka sellist, et keegi oleks nurisenud tagantjärele nende etappide üle, võistluste üle. Ja mis on nagu asi, mida tegelikult võiks, ma ei tea, kas üleskuts nüüd EOK-le või kes seda nagu tegelema peaks, aga seda võiks kunagi nagu pakendada nüüd suureks kompotiks, et ma ei tea, Visit Estonia või millegi raames näidata, et vaadake, meil on siin 10 olümpiala on rahvusvahelist võistlust korraldanud ja kõik on rahul, kõik laulavad Hosiannat, mis nagu tegelikult järgmise võistluse või spordiala nagu läbirääkimiste juurde minnes oleks mõjukas asi, mida lauale panna. Ja Kristin Lätiga eile rääkides siis uurisin temalt ka, et mida tema kaasvõistlejad siis nende Tallinnas toimunud võistluste kohta on arvanud ja öelnud ja tõi välja selle, et eelkõige see mulje, mis suudeti Tallinnas ka eelmisel aastal maailmakarikaetapiga tekitada, et kõik need tuled ja viled, mis külge pandi. Kui mäletate, kui Rally Estonia osas oli see tüli, kui Eesti Autospordiliit tahtis seda Urmo Aavalt, Silver Kütlilt, Tarmo Hõbedalt kaaperdada tegelikult, siis üks kriitika oli see, et miks nad seda meelelahutuspoolt nii palju teevad, miks nad need tuled ja viled külge panevad sinna, et selle rahaga võiks midagi muud teha, et anname, tegelikult, et las siin mingid noored sõidavad. Toona see Eesti Autospordiliidu juhtkond ei saanud absoluutselt aru, et nende tulede ja vilede pärast Rally Estonia tegelikult ongi üleüldse MM-ralli staatuses, et ilma selle pooleta oleks ta lihtsalt suvaline ralli, aga ta ei ole. Ja nüüd need samad tuled ja viled tõi ka välja Kristin Lätt, et see mulje, see vaatemäng, mida suudeti pakkuda ka teleülekande vahendusel, et see oli avaldanud discgolfi maailmas tohutut muljet. Et see oli jätnud sellise sügava emotsiooni, et see on nagu vägev ja ta mainis öelda, et tekitas suurvõistluse hõngu. Ütleme, et Rally Estonia näitel ongi kaks asja, et üks on see, et erinetakse selle meelelahutusliku poolega ja teine asi on see operatiivsus, et ülikiiresti oleks valmis reageerima, korraldama mingit asja, kui teine ei saa, kui on see mingid pandeemiad asjad, et tehakse kiiresti ja ilusti ära ja Rally Estonia peal veel korra minnes, siis seal kasutatakse ka sellist, ütleme, mingit erakordset sellist siis rajaohutussüsteemi, mis annab süsteemidele välja, kus midagi valesti on või midagi nii-öelda võib olla ohtlikku ja ma saan aru, et siin discgolfi puhul on ka mingisuguseid IT-süsteeme arendatud ja putitatud ja mis on võib-olla sellised erakordsed maailma. Ja seda ütles ka Mattias Vutt eilsel siis pressiüritusel, et see sama President's Cup, mis siin siiamaani olnud siis 8-liikmelised segavõistkonnad USA versus Euroopa, kusjuures Kristin Lätt on 2026 Tallinnas siis Euroopa võistkonna kapitel. Selline äge asi on ka paigas, et nad räägivad rahvusvahelise discgolfi liiduga, PDGA-ga läbi, et kas seda formaati saaks kuidagi timmida ägedamaks, kaasaegsemaks, nii et tegelikult proovitakse veel seda võistlust ise veel ka arendada, mis on ka tegelikult asi, mida ma mõtlen ka, et see on Rally Estonia sellest playbookist välja võetud asi ju tegelikult, et Rally Estonia on proovinud seda sama teha autoralli MM-etapiga, et kuidas evolutsioon läbi viia sellel konkreetsel võistlusel. Ma tahtsin korraks selle discgolfi MM-i kohta seda küsida, et kumas läbi see, et siiamaani on seda põhimõtteliselt korraldatud ainult USA-s, põhimõtteliselt vaid ongi. Jah, tänavu on esimest korda siis väljas Soomes ja nüüd siis korraldajad meie Eesti poole pealt pidid veenma PDGA-d, et ikkagi 4 aasta pärast võiks Euroopasse tagasi tulla, et nemad nii tiheda või lühikese intervalliga ei tahtnud tulla. Kui suur nagu konkurents tegelikult selle MM-i korraldamise peal on, sest et riikide mõttes on räägime Eesti, Soome, USA, mis on ka nagu ala mõttes nii-öelda need kohad, kus kõige rohkem
kanda on kinnitanud discgolf, aga nagu USA siseselt, kas sellel jooksakse tormi, kas seda kuidagi kumas läbi, kui suur see nõudlus tegelikult selle järgi on? Ei oska täpselt öelda, aga mõeldes sellele, kuidas Kristin Läti tegelikult ikkagi võistluskalender on USA põhine olnud, kui me meenutame ka neid tema eelmisi aastaid, kui ta on seda spordiala valitsenud, praegu ta maailma rankingu selle või punkti summaga esimene naine, kes üle 1000 punkti on selles rankingus kogunud. Et see on märgilise tähendusega, ma saan discgolfis. Et ei oska öelda, kuivõrd suur see konkurents on, aga see spordiala on praegu seni olnud väga USA põhine. See on ilmselge. Aga et see spordiala saaks tegelikult kasvada, tal on vaja kindlasti laieneda esmalt Euroopasse, saada üle euroopaliseks ja siis tegelikult ka muudesse maailmajagudesse. Teoorias võib rääkida, 2032 olümpiamängudele pääsemine teoorias on võimalik. Sellepärast, et kuni pole lukku löödud. Jah, sest kuni Brisbane pole öelnud, et nad ei taha seda ala, siis ta ühekordselt sinna võib saada. Aga ausalt öelda praegu jällegi vaadates nende tippvõistluste paremusjärjestusi, siis tundub pigem ebatõenäoline, sellepärast, et ta on ikkagi liiga üksluine, liiga palju on Ameerika Ühendriike ja Euroopast on siin ikkagi eelkõige ainult Põhja-Euroopa esindajad. No ütleme nii, et see olümpiakava saamine oleks selline sirgtee sinna, et see ala plahvataks ilmselt küll maailma ja laieneks, aga jah, et oleks võinud siis jänkid praegu ära teha oma kodusel olümpial, aga valisid natuke teised alad. No ja ilmselt ta lihtsalt ei ole Ameerika Ühendriikides ikkagi niivõrd laia tarbe või ta ei ole, ilmselt ka selle kommertspotentsiaal Ameerika Ühendriikides ei ole järelikult nii suur, et ka auhinna rahadest rääkides, et miljonitest me ju ei räägi. Et me räägime seal ikkagi 5, heal juhul 6-kohalistest summadest, mis on kahtlemata suured summad, aga Ameerika profispordi kontekstis äkki mitte niivõrd väga jällegi. Et tegelikult ongi discgolf on praegu spordiala, mis on väga selges nagu sellises varajases murdeas ilmselt, et ta on nagu plahvatamas või plahvatanud juba ja tegelikult jätkuplahvatused on kindlasti veel toimumas. Ja et Eestil on selle spordialas hetkel selline juhtroll kanda, on kahtlemata väga huvitav ja jälgida seda tippspordi poolt. Teisalt muidugi on selge see, et kuidas Eestis on discgolf ikkagi väga suure harrastajaskonnaga ala. Et tegelikult sõidad suvisel ajal mööda Eestit ringi. Saad kettaga pikki pead. Discgolfi radade juures alati on näha, et on mängija. Statistika näitab ka seda. Nii et Tallinna lauluväljakul 7 aastat järjest discgolfi tippvõistlusi on kindel. Nädalavahetuse top. Ja nagu ikka kombeks, pressisektori saate lõpetuseks vaatame otsa erinevatele spordisündmustele, mis meil Koduvabariigis järgmise nädala jooksul aset on leidmas või Koduvabariigi sportlaste osalusel. Me oleme jäähallis 2 põhjusel. Hakatuseks see, et juba laupäeval algavad Tondiraba jäähallis jäähoki maailmameistrivõistlused esimese divisjoni B tugevusgrupis, ehk et mängitakse kohtadele 23. kuni 28. maailma pingereas ning nendele kohtadele mängib ka Eesti meeskond kodusel MM-il vastased Lõuna-Korea, Leedu, Hiina, Hispaania ja Horvaatia. Eelmine aasta jäidi 3. Kas tuldi 3. äkki ikka? Ma ei tea, kus see kuradi negatiivsus tuleb? Ei eesmärk peab olema ikkagi võita spordis. Ja kui sa ei võida, siis sa oled mitte keegi. Ei, jah. Et tegelikult selle turniiri võitmine on ikkagi meeskonna jaoks keeruline ülesanne. 3. kohast kõrgemale selles esimese divisjoni B-grupis ei ole ju kordagi tuldudki. Ja mõelda, et maailmas 25. koht jäähokis, paha see ju ei ole, oleme ausad, okei, võib öelda, et vaata ümberringi, et Läti on parem, Soomest, Rootsist rääkimata, aga vaadates seda, mis Eesti jäähoki lähiajalugu on olnud, siis esimese divisjoni B-grupp praegu on enam-vähem adekvaatne koht ikkagi Eestile, et kui mingi väga tuleb selline suurem põlvkond peale mängijaid, kes jõuavad küpsesse ikka, siis on võimalik äkki mingiks ajaks proovida rünnata seda esimese divisjoni A-gruppi kohad 17-22 maailmas. Aga et sinna püsima jääda praeguse jäähalli arvude juures, ma arvan, see ei ole võimalik. Korraks võib sinna jõuda, aga püsima jääda sinna ei saa. Aga jääsporti tehakse ka kaugel Kanadas. Jaa, Kanadas on kurlingu segapaarid MM, mis peaks olema ikkagi meie Koduvabariigi tähtsündmus, sellepärast et me läheme medali ja me läheme olümpiapileti järgi. Harri Lill ja Marie Kaldvee siis seda jahtimas on eelmine aasta MM hõbe ja väga head šansid, et Milanosse jõuda. See Milanosse jõudmine, see on nagu selline miinimum eesmärk ja tegelikult need variandid sealt välja jääda ei ole liiga suured. 8 parema seast 2 MM-i kokkuvõttes. Tegemist on ikkagi maailma esipaariga sel hooajal väga hästi MK-etappide erinevatel võistlustel osalenud, et ma arvan, et lähevad sinna kindlasti medali mõtete ja lootustega.
Muidugi turniir venib, sellepärast, et kuigi ta nüüd laupäeval algab, siis 3. mai on vist finaal planeeritud, eks see ikkagi tükk aega kestab. Nii, käsipallis võivad sel nädalavahetusel selguda Eesti meistrivõistluste finalistid ja tegelikult on niimoodi, et selguvad ka, sest ma usun, et nii Põllu Serviti kui Viljandi oma 3. mängu vastavalt Kehra ja Mistra vastu võidavad. Jalgpalli Premium-liiga eeloleva vooru keskne kohtumine peetakse Flora ja Nõmme Kalju vahel pühapäeval kell 14.30. Flora siis liidergrupi liige, Kalju jääb sealt veidikene maha, aga korvpallis sõelmängud jätkuvad ja kui Keilad mõlemad on väljas, siis 2 paaris on elu veel küll ja veel. No praegu seisuga veel Keila KK väljas ei ole, aga õhtuks ilmselt on, kui te saadet kell 9 näiteks kuulata, aga jah, et kui me eelmine kord Itaaliale läksime, siis me arutasime, et mitu seeriat 3-0 lõpeb, oli variant tõus, et kõik lõpevad, nüüd on selge, et vähemalt 2 ei lõppe ja nagu ma uhket ütlesin ka, siis äkki Viimsi saab Tartu käest 1 kätte, 1 saigi kätte ja nüüd on see oli sõge mäng ikka. Ja, et nüüd on selgelt ju pinged tartlaste õlul, et Viimsil pole endiselt midagi kaotada ja mine tea, mis seal juhtuda võib, et vaadates puhtalt neutraalse pilguga, siis Viimsi nooruslik võistkond on ikkagi grammi võrra sümpaatsem kui see natuke tõrkuv Tartu mängumootor sel hooajal. Aga mis Rapla Pärnu paaris saab, kus Rapla 2-1 juhib? No ma arvan, et seal ikkagi Rapla võtab oma ära, et selles mõttes neil on selgelt selline stabiilsem hooaeg, rohkem käike kogu võistkonna alatuses ja ma arvan, et nad Pärnus selle asja vormistavad ära, et see üks Pärnu mäng oli selline väike ehmatus võib-olla. Et võtavad ära 4 mänguga, mitte ja, 5. Ja ma arvan küll, jah. No vot, aga me oleme nädala pärast targemad, kas nii läks või läks hoopis teisiti. Praegune pressisektor lõpetab, see oli meie 27. saade. Siin olid Karl Juhkami, Jarmo Jagomägi, mina Ott Järvela. Me oleme tagasi nädala pärast. Saadet toetab Pahv. Pressisektor.